Pekka Linnainen. Ma ütlen selle, et me paneme siis salvestama, et kõik teavad, on kursis, et pärast saab siis salvestust järele vaadata. Ja Pekka on meil tegelikult rahvuselt on soomlane, aga Eestiga väga tihedalt olnud seotud, et ta on siin tegutsenud tegelikult turismialaselt, ärikonsultantina on ta ka Soomes siis tegutsenud ettevõtluses. Ma arvan, et Pekka, sa ise saad lähemalt ka rääkida, et oma tegudest ja mis sa täpselt teinud oled. Aga täna siis nende arvukate kogemuste põhjal siis just turismi seisukohast saad sa meile nõu anda, et kuidas siis erinevatele sihtgruppidele läheneda, kuidas anda edasi seda rikkalikku ajalugu, mis meil siin on, et kuidas teda siis nii-öelda enda kasuks rakendada ja osata esitleda ja vaadata siis, et kellele mis huvitav on, et oma publikut peab tundma, et see on väga oluline, nii et väikseid näpunäiteid siis selle koha pealt ka kindlasti. Aga ma annan siis sõna sulle, Pekka. Jah, tere hommikust kõigile tuttavatel. Ma arvan, et seal on ka teisi minu tuttavaid, mitte ainult Ivika. Pekka Linnainen on nimi, aga võtame nüüd selle tehnilise külje esialgu. Otsimme siit akna, mida näidata teille. See on selline, aga see on natuke see pealkiri on selline, mida ma tahan natuke teiega koos arutada. Nimelt, kas ta tuli nüüd selline? Jah, ilmselt näete ka nüüd ka mind nagu seda pealkirja, kus on see ajalugu kui turismimagneet. Turismimagneet on see tavapäraselt siis Eestis räägitakse ja Virumaal räägitakse, et saame mingi atraktsiooni, mis tõmbab meile siin kohale. Aga üldiselt siis see on turunduslik lähenemisviis, mida ma nüüd teen siin teile, et turismimagneet on muidugi see, millega tõmbatakse inimesi kohale, aga kas ta tõesti ajalugu on seda, et siin peab natuke vaatama seda, et kas ta ikka on nagu küsimärk. Minu enda kogemus siis, ütleme 1980-ndatel, kui ma olin laevakompaniis turundusjuht, elu jooksul just tahes ma olen tööl, ma olen peamiselt kõik reklaamid ise kirjutanud. Olgu reisibüroo tegevjuht või mis tahes, nii ma olen alati olnud see, kes on kirjutanud. Aga 80-ndatel põhiliselt kõik reklaamitekstid põhinesid ajaloole. Laevakompaniis meil oli kruiise Leningradi, Viiburisse, Tallinna, Visbysse, kõikjal Riiasse, aga alati seal tekstis oli, et saabus toomherra Albert Liivi lahelle ja kohtus liivlasi ja seetõttu oli nimi see ja siis oli need asjad ja eriti mäletan, et ma tutvusin Tallinnat, et Tallinna on Põhjamaade ainus keskaegne pealinn. No siin oli jälle see minu poliitika, tahtsin ärritada sellega, et Tallinn on ikka Põhjamaad ja ka äratada see tähelepanu, et näiteks Stockholmi vana linn ei ole keskaegne. Stockholm on olenud mitu korda ja ta on põhiliselt siis ehitatud ikka 18. sajandil. Aga ajalugu on turismimagneet, aga ta ütle nagu ta on turismimagneet selle kaudu, et inimesed saabuvad Virumaale ja kohtuvad giidiga. Pealkiri võikski olla giid on turismimagneet või kes tahes. Kui inimene saabub Virumaale, kes pole varem käinud Virumaal, iga üks inimene, kes seal elab ja kellega ta kohtub, on giid. Tema käest küsitakse asju. Kus on apteek, kus on mis tahes asi. Aga veel parem, kui tema käest küsitakse ajaloolist taustast, vaatamisväärsustest. Ja ajalugu on üks asi, millega tehakse maakond huvitavaks ja tuuakse välja asju, mis tõmbab tema tuttavaid. Inimene läheb ju koju ja räägib, mida ta nägi. Aga nüüd on see, et olulist on möödas seda, mida
Niin. Mis temalle sobib, mis teda huvitab. See sama asi, mis huvitab soomlast või noort või vana, sellist sama asja ei ole. Ja noh, seda teemat räägime nüüd edasi, aga lähme nüüd vaatan, muudan natuke seda vaadet, paneme ikka ainult selle terviku. Nüüd näete, eks olegi, siin on see kogu ainult see sisu. Ja me nagu see alateemaks on need mõningaid mõtteid, kuidas Virumaa kui sihtkoha ajalugu erinevatele sihtrühmadele kohandada. Täielikku vastust ei tule. Siin on neid inimesi on nii palju erinevaid ja üks rahvus ei ole sihtrühm. No seda ka siin kindlasti, aga ja ma ütlen seda, et ma ei ka hakkas eriti süvitsi ajaloost rääkima, ma räägin rohkem sellest, kuidas rääkida ajaloost. Ja nüüd siis tuleb see lugu, et mis on minu seosed Virumaaga. No algus on aastast 1979. Sellise sõidukiga, soome keeles ta on rättisitika, Eestis kutsuvad seda inetuks pardipojaks, Citroën, prantsuse sõiduga, aga vadutavaga sõitsime tõesti Leningradi kaudu Tallinna ja tagasi ja peatusime ka Narvas. Mitmes kohas püüdsime peatada, aga tuli miilis järgi. Aga Narvas küll kindlasti peatusime. Ja järgmine kord, kui seda teed tuli, oli aasta 1982. Siis tulin juba bussigrupiga. Nimelt olin tollal toodangujuht Tampere reisibüroos. Põhiliselt korraldasin bussireise ümber Euroopa. Kesk-Euroopasse, Rivierale, Põhja-Itaaliasse. Need olid, mõtleme, 2-nädalased bussireisid. Ise ka olin grupijuhiks seal või giidiks neil reisidel ja eriti nagu ka juhendasin giide, et kuidas lähed Hamburgisse, kuidas mujale. Aga kuna oli sellisel juhtival kohal, tahtsin ka näidata Virumaad ja otsustasin, et teeme, kõik tahavad laivaga sõita, aga me paneme bussiga selle. Ja oligi selle Valkeakoski bussiliinide buss, millega sõitsime siis seda teed aastal 1982. Buss oli küll täis ja siiski aeg oli kuskil kevad-talvel, kas isegi juba veebruaris. Aga siis hüppame edasi. Nüüd läksime juba nii kaugele. Aastani 86. See tuntakse sellest, et sügisel Gorbatsov ja Reagan kohtusid Reykjavikis. Tollal ma olin laivakompanii Kristina Kruusis, või tollal algupärane nimi oli rannikuliinid. See ei sobinud ja ma pidin omanikele augu pähe rääkima, et ikka vahetame selle firma nime, et see peab olema Kristina Kruusis, kuna neil oli juba väike laev Kristina Brahe. Mis siin vahepeal oli toimunud, käisin Tampere ülikoolis ja võtsin oma paberid välja, mida ma olin seal kas 7-8 aastat olin seal ootanud. Turundus oli minu eriala. Ja tõesti, ma saan rääkida ka niimoodi ja ka võib-olla see aitas seda siis, et see laivakompanii tahtis mind ka sinna sisse ja ka firmasse. Aga tõesti olin seal laivakompaniis ja vajati laiva Helsingi-Tallinna liinile, kuna Kirkotsa ei olnud. Ja võetigi see 57 meetri pikkune Kristina Brahe. Enne seda prooviti sõidutada inimesi Leningradi kaudu. Aga sideme tarines. Olin käinud varem Tallinnas nõupidamistel, et tahaksime teha kruiise Tallinna. Ei saa, et ainult võib-olla 8 korda aastas, et sadam on nii täis. Näete, mis jama juttu tollal räägiti. Aga samal ajal tellisin ka Eesti Päevalehte Stockholmist. Ja seal räägiti Narva-Jõesuust aastal 1986. Ja kui nüüd meil kuidagi sidemed hüppeliselt arenes tänu sellele Reykjaviki kohtumise Gorbatsovi ja Reagani kohtumisega, hakkasin uurima teisi võimalusi. Ma otsisin Väinamere sadamaid, kas sinna on Hiiumaale, mujale, aga ka Narva-Jõesuu. Juba järgmisel suvel käisin Narva-Jõesuus
Ja aluksi oli just se artikkel, missä oli ilmunut 86 tällaista, selle kaarti oli kaasas seal. Täitsa viisareeglite järgi, se ei näinud, aga mul oli hea autojuht Guido, kes oli teeninud Saksa sõjaväes ja tema oli ka mingi autojuht oli ja olnud ka tööpataljonis Sillamäel, aga sitä mä kuulsin alles taas aastaid hiljem. Aga sinna kuidagi ta meid sinna sai Narva-Joensuusse. Selgus siis, että suutmes syvis on liiga madal. Kas ta oli 1,8 metriä tollaal, võib-olla vähem. Ja meie Kristina Brahe oleks vajanud vähemalt 3 meetrit. Siis oleks sõitnud juba. Aga tõesti, huvi sündis. Huvi oli sündis selle nagu Narva piirkonna ja Narva-Joensuu vastu juba tollal, kuna mä teadsin, että Hiiumaan laivakompani Serko oli korraldanud laivareise Põhjarannikul. Tõesti Käsmu, Võsu, Narva-Joensuu. Seda oleks vaja ka täna arendamist. Miks me räägime kogu aeg sellest Kotka-Sillamäe liinist? Kas tõesti oleks võimalik? Muidugi täna on laivaliinide õhutusnõuded on rangemad, et siin selliste laivadega ei saanud sõita, kui millega Sergo sõitis. Siin on reisilaev Kumari, mis oli tõesti sõitnud ka Kotka-Narva-Joensuu Narva liinil ja seal rannikuliinidel. Aga see oli see huvi ja aja jooksul tulemuseks oli ka siis see Kotka-Sillamäe laivaliin. Rõhutan siiski, et siin oli see Kotka-Sillamäe laivaliini idee oli Tiit Vähi. Minä suhtuisin sellesse väga skeptiliselt, aga kuidagi jälle minulle räägittiin auk pähe. Tõnis Seesmaa, keda võib-olla tunnete, võib seda teille kinnitada. No, aga lähen jälle ajast natuke taaksepäin, tahapoole. Olin vahepeal tõesti Põhja-Suomes olles, olin ühe reisibüroode Ketti tegevjuht ja siis olin Helsingi ülikoolis, korraldasin ettevõtluskursuseid magistritele. Tähendab, et nemad hakkaks ettevõtlust korraldama. Aga samas seal õppisin ka kirjutama piiriüleseid projekte, interrekkeja ja taolisi. See oli sellest huvitav, see jäi lühikeseks ajaks, aga siis Kotka-Hamina piirkond kutsus mind tööle erinevaid projekte, aga ka seda, ma olin väga kursis nagu turismida ja ma juhtisin seal, võiks öelda turismiklastriks kutsuda sitä Lohikümi, kus oli 35 firmaa ja siellä oli ka se Salpaliini arendaminen. Arendasimme ka laivaliini sisämaalta siellä Suomessa Saimaa kanalin kautta Ahvenanmaalle. No se oli lihtinen, kun se oli sekä pelkkä Kristina Brahe jälleen siellä. Ja oli sekin yhteen Pruulikota arendasimme. Se slide on pärit, siinä luet Maretarium 4. september 2003. Näittäisin sitä eestlastelle. Ja samalla ajalla mä olin jopa kirjoittanut uuden projektin, kun taas lainet yhentävät Suomella yle, kun Eesti oli yhinemässä Euroopan liitumaan. Ja yllättävä asia oli se, että 2 nädalat hiljem läksin siis Virumaalle ja mulle näitätti Virumaa teattajat, kus oli luku sellest ettekanteesta. No, mä saan kyllä aru, että minut võeti hästi vastu, kuna siellä tänattiin lõpmatuseni, kuinka olen kultsuinen eurorahaa väljakaupleja. Niin olinkin. Sitä tekin paar aastat edasi. Aga tõesti selle projekti kautta, mis mul tollal oli. No, oli neid esinemisi, oli järjest kogu aeg Palmses. Siitä on kohe, mä tean, se yksi mies siinä all, mä toin sellest peast, mä tunnistan Jyri Sikkut, tolleaikinen Haljala, Vallavanem. Ja onko siellä teisi tuttavai? No, siis mä otsisin näitä yhden sellisen ettekanteen ja neitä oli väga paljon mulle entiset arvuttis. Ja sitä mä olen teinut 20 aastat takaisin. Omme tulee täpselt 20 aastat takaisin. Ja mä näytän teille 2 slaidia. Turismi arentamista yle ja ympäri Lahe. Regioon kuin vahent. Miksi se selline tähendab? Mä olin tollal väga nagu vaimustuses võiks öelda kohanimede kaubamärgistamisest, kohabrändidest. Ja teisest küljest mä en ollut yksintä, mä rääkin sitä Narvas ja huvittav oli, että siis näkin varsti Narva linna aurinkokuvas lauset, että
Narva ajanluku ja arkkitehtuurimälestiset luovat alusen ainulaatuisen ja tukeva kaupamärki luomiselle. Just sitä. Se oli sitä, mitä mä ajattelin. Olkoon kai missä tahansa paikkoon. Euroopassa mitmet paikkonat võitlevat oma vahel. Need on võib-olla 1000 piirkontaa üle Euroopa, kes kõik tahavad enda piirkontaa. Mis on minusta, kõik ei saaski olla, siiski ei saa olla armastuse pealinn nagu Pariis või teised. Aga jah, ma näitan 2 slaidia. Siit, kui ta tuleb sealt lihtsalt. Nyt ei tule, nyt kuidas ta ei lähe edasi. Nyt läkski, viimatti läks. Vaata, loodame, että pysyb siin. Haltusyksus kui sihtkoht. No se oli kriitikka niin Suomelle kuin Eestille. Tuolla oli väga tähtis, että iga omavalitsus tahtisi olla mitäkin väga uhket ja itse omavalitsus ja meilti maakuntia. Aga selle Rakvere teatris 18. aprillil 2006 peetud ettekanteen põhisõnum oli see, et turist ei näe piirijoont. Turist ei näe piirijoont. Aga Euroopa Liit näeb piirijooni küll. Ja teised, need on finantseeringud käivad nende piirijoonte kaudu. Ja siis tahtsin ka öelda sitä, että kui on hea kaubamärkis kohanimi nagu Otepää, ta ületab piire. Et se ei ole, Otepää ei ole ainut lihtsalt se keskus, vaid se on väga lai, siis ütleme 50 kilti raadiuses on kõik Otepäät. Ja samuti on se, että kuidas Saaremaa on, että sõltuvalt sellest klientista peavad alati vaatama, että missä on Saaremaa ja missä on mitäkin muut. Ja otamme, että se ka vahettu peale se slide siitä. Teinen slide ei taha tulla. Nyt tuli ikka sieltä väliä. No ja se oli se. Ja siinä mä näyttäisin jälleen selle Kuningatee. Se oli Suomen puolella tuolla väga edukas projekt. Ehkä se pohjapuolinen punainen oli Kuningatee. Ja sitä arentattiin siitä. Se jatkuska sinne läänepuolteen. Ehkä koostyöt piirkonteka ja selle brändiga, Kuningatee brändiga ihmiset siis liikkusid teel ja se olikin põhjus. Ja sama mä ajattelin, että Lounapuol on sama. Põhimõtteliselt se ei ollut kunagi mingi Kuningatee. Se oli kyllä Ruotsi kuninkriigi postitee. Haltusyksyst vajas siis, oli need postijaamat ja taoliset sellaisten kysymys. Ja kun nähdään se, tuolla oli väga aktuaalinen, oli ka siis Kotka-Sillamäen laivaliinin luominen. Aga nyt lähemme siis asiassa. No ja sitä mä vielä näytän, että kuidas me yldiselt näen sitä Eesti kuruntusta. Muidugi on Lätti, aga Lätistä vaate on teine, aga yldiselt, että number 1 sihtkoht on ja jääb Eestis Tallinn. Ja turistit saavuvat Tallinnaan, aga sieltä on vaatamat, kuhu suuntaan ne lähevät. Ja minu arvates koostöö peaks alati olemaan nende noolte suunnassa. Ja se onkin se, mitä mä teille nyt olen siinä rääkkimässä. Eli olemme siellä number 5 alalla. Ja mulle miettivät kettit. Näiteks siinä on yksi ketti. Missä kuju se nyt on, se Viikinki Laevs. Ja need on Sõprakaubantus ja satama. Sõprakaubantus oli ju vana piiriülene, nyt öeldäkseni 700 aastat jatkunut kaupleminen Suomellahan yle suhteellinen edes. Eestis on paremmat põllumaat ja Suomessa paremmat kalaveet. Ja 2 korda aastas suomalaiset käisid Eestis. Ja se oli rahaa kai vahetettu, että se oli suurt usalduskaubantusta. Että se on väga suur sellainen traditsioon ja sellaista tasub rääkida ka täna terveiselle liinil. Ja selline oli Sõpralaate liip. Ma ei tea, että nyt Sõpralaatteesta vanasti korraldattiin. Siinä on pilt aastal 2004, tuolla viisin selle Hamina linna, se linnapealle, että te saatte korraldata järgmisen Sõpralaate. Ja mistä täällä muut oli tehdä, kun mä olin tullut ajakirjanikat ka kohdalla. Ja aga meistä satamasta on paljon muutkin rääkida. Meidän muitukin siis väga populaarinen teema on, kun teemme sellisen punaisen joonen siinä. Missä punainen joon se on? Se punainen joon on se professor
Raimo Pullatti-poolta. Sellest lääne pool, ehk rohkem Lääne-Virumaa pool, oli salakaubandust Soome ja siis salakaubandust oli ka ida poolt, aga lihtsalt tehnilistel põhjustel see oli rohkem nagu Eesti suunalist. Ja seal on näha need Soome lahe saared, vanad Soome saared ja just need korraldasid jälle salakaubandust Eesti suuntaan. Räägitakse, et keeluseadus aastal 1932, et selle lõpetamine lõpetas, selle salakaubandus ei lõpetanud. Tähendab seal need salakaubandus käis ju Saksa ja Danzigi linnriigi laivade kaudu, mis olid hulgikaubandusbaasid. Viimasel ajal nad asusid isegi Ahvenamaa lõunapool, aga siit Eestis siis sõideti sinna kiirkaatritega ja võeti kaup ja siis suunduti jälle Soomeen ja nii edasi. See teema muidugi on selline, mida on teille väga tuttav ja sellest ma rohkem ei räägigi. See viina teema nimelt. Aga saame selle jälle teise pildi. Veel ei vahetu. Ja tuli. See on nüüd, teate, mis see on, kes seda tunneb, see on vana pilt. Rannakord Spurtse sadamas. Aga missugust salakaubandust üldse Eestisse tehti? Seda teemat taskus küll rääkida, see on üllatav asi. Sool, kohv, tikkud ja saksa alkohol. No saksa alkohol on tuttav. Tütarsaarlased olid väga andekad meremehed ja purjetajad. Nemad kuskilt juba Meemelist ehk tänasest Klaipeidast tõid saksa alkoholi väga vara, siis 19. sajandil ja mujal. Aga sool, see on huvitav jutt rääkida, et soola salakaubandus Eestisse ja nimelt Soomest. Miks nii oli? Venemaal olid väga kõrged soolatollid. Riigil olid, nad kuivatasid, keetsid soola Põhja-Jäämere kaldal ja seda kaitsti tollidega. Aga Soome oli autonoomia ja Soomes need tollid ei kehtinud. Soomes oli odavamad soola ja see oli väga populaarne artikkel siis nii Helsingi Tallinna vahel ja mujal, et sool oli selline. Tikkud on sellest erinevaid, kui Eestis on ka olnud see Ivar Krügerin tuleviku monopol ja taolist. Ja kohv on muidugi, kohv on vahepeal, et küsimus on sellest, et kes tolle koguvad. Aga nüüd läheme siis, nüüd tuleb esimene sihtrühm. Ei tule. Prantslased ei ole mingi sihtrühm. Saate rääkida, et Prantsusmaa on sihtturg, aga prantslased ei ole sihtrühm. Ei ole sihtrühm ka eestlased. Või eestlased on rohkem sihtrühm kui prantslased. On noored, on vanad, on mehed, on naised. Aga prantslasi on, mõtleme, kui palju neid on. Need on ligi 67 miljonit Euroopas ja veel ülemere territooriumi juurde. Et kui nüüd Ida-Virumaal majutati 497 mullu ja Lääne-Virumaal 615, et kokku siis 1100 Prantsusmaal elavad inimest, siis nad elukohariik on siin see asi, aga lähtume nüüd sellest, et tõesti, kui tõesti nad on rikkad inimesed ja nad tahavad häid teenuseid, siis võiks öelda, et nad on paljulubav sihtrühm. Ja kui ei ole kedagi, kes neid teenindab, aga meie teenindame, me oleme siis turuliider. Ütlen seda, et sihtrühm ei pea olema suur. Mida väiksem sihtrühm, seda parem. Parim sihtrühm on üks inimene. Seda teate siis inimsuhetes on. Kui sa tahad kellelegi meeldida, sa pead tundma seda teist inimest. Ja nüüd on küsimus prantslaste tundmisest ja mida neile siis pakkuda. Minu arvamus on see, et üldiselt inimestele meeldib see, kui neile räägitakse asjadest, mis on mingil määral seotud nendega. Ja kui nüüd Prantsusmaale tuleb siis Virumaale, mida temale näidatakse? Siin on üks näide, mida temale näidatakse. Mullu käis
Prantsuse telekanal ja politsei sõnad, need tulevad siin järgi siis, kui oleks pannud filmi ja viis nüüd pannud täielikult. Siin on piir. Sitä näidati. Ja ma ei tea, võib-olla on inimesi, kes tuleksid sellega. Aga tõesti, teleajakirjanik rohkem ka seal on selle piiripunktis liigub ja näitab neid asju. Aga mida mina talle oleks näidanud? Ma oleks näidanud, seal on see punane hoone, on piiripunkti hoone. Ja need tolle piiriametnik ja nende staap on ka selles kollases hoones siin. No see tühi koht, see on ajalooliselt väga kuulus koht Narvas. Nüüd tänased narvakad mäletavad, et sellel kohal asus kinohoone Punane Täht. Aga enne sõda, see oli kaukahoone, aga enne sõda sellel kohal asus Narva Eesti seltsi Ilmarine hoone. Tõesti eestluse keskus siin piirkonnas, aga see Punane Täht pidi tegema siis ruumi piiripunktile. Aga miks ma tooksin nüüd selle prantsuse ajakirjaniku või prantslast või miks ma üldse tooksin sinna? Võib-olla see suur asi ei ole, mida ma siin tooksin välja. See on asi, mida kui bussisõidul sõidab sellest kohast mööda. See on Vestervalli tänava algusta Narvas. Siin ees see kollane hoone oli enne sõda Prantsuse konsulaat Narvas. Prantsuse konsulaat Narvas. Muud ei olegi vaja rääkida, et Prantsuse konsulaat Narvas. Nüüd saame selle veel jälle edasi. Mul on pilt ei vahetu. Prantsuse konsul oli Boris Dulz. Nagu näete, väga väärikas mees. Kui ma ei eksi, on temal seal kotkarist rinnas, aga ta oli ühiskonnalikult aktiivne mees. Ja miks ta siis, mis konsulaat oli siin? Ta oli Krediidipanga, kollane hoone oli Krediidipanga Narva kontor. Ja tavaliselt konsulid jo nimetati tavaliselt tollal alati neid oli väga palju neid pangaametnikke või Transbergi seotus. Siin on tolleaegset 38. aasta konsulaadid Narvas. Siin on muuseas kirjaviga. Perekonnanimi oli Dulz, T-ga Dulz. Vestervalli 6 on tänane Vestervalli 3. Ja nüüd teile, kes Rakveres olete, ma pean vabandama, aga asi oli tollal, et konsulaadid, nad ei olnud selles mõttes aukonsulaadid, neil olid ülesanded, nad olid alati sadamates või piirilinnades, olid erinevate dokumentide vormistamise taolised ja seetõttu ta sobiski Dulzile. Aga selline väikene asi, et siin hoones asus Prantsuse konsulaat. Oleks varma, et ma oleks kindel sellest, et see ajakirjanik oleks sättinud ennast selle hoone ette. Päris kindel. Aga mis kõiki prantslasi huvitab? Nende pühak, Orleansi neitsi on siin pildid. No sitä pilti me ei näe see Narvas. Aga see on väga tuntud, kõik teavad seda. Kordunud, siin on kirikuõpetaja, näitab Jeanne d'Arcile risti ja siis on üks teine, kes on süüdmas tema tuleriidale, üks puud veel juurde, taustal kirik. Aga mida meil oleks näidata Narvas? Ta seisab hetkel Narva muuseumi laos. Võiks näidata see maal. Vaadake seda sarnasust. Vaadake, kuidas see Nikolai Tihonov, mida ta, eriti omapärane see ei ole. Siin ka kirikuõpetaja näitab seda risti ja siin on ka naine tuleriidal. Ma arvaks, kui nüüd oleks kuskil koht, kus oleks korvuti need maalid, ma ei tea, Raekojas või mujal, see oleks ka huvitav asi rääkida narvakatele. Nüüd, kus teda põletatakse, siin on taustal on Jeruusalemma Johannese kiriku, siis tolleaegse Jeruusalemma Johannese kiriku hoone, hiljem sellest sai siis õigeusu katedraal. Oleme kuskil Viru tänavas, Narva Viru tänavas, siis südalinnas.
Ja seal siis tõesti põletatakse. Naisen nimi on Brigitta. Brigitta, ta on soomlanna, Soome seersandi naine. Ja miks selline maal on 1964. aastal maalitud? Se oli osa ateismia. Siis muuseas sitä tässä vaadata kai, että missä aasta siis toimijuusaasta on 1615. Ja tietysti 1964. aastalla tehtiin sellainen maal. Se oli osa ateismikampanjasta. Ateismikampanjasta. Vaatakin jupeta, että need kirikumehed on. Asia on kyllä selvästi, että tuleriidalle Brigitta muistis ikkagi Narva raat. Ja nyt siinä loeb tekstissä on siis kirjoitettu 64, että 5. mail 1650. aastal Narva Turuplats linna raekoja ees kuhiseb inimesi. Platsi keskel seisab post. No nii edasi. Sitä tasub otsida, aga siis siin on see lugu. Ma hiilisin ka Ivika esinemist, ta ütles, et nõukogude aeg lõi legende. Nõukogude aeg tegi ka Brigitta põletamisest legendi ja täitsa nõmedalt tegi selle legendi. Aasta on ju 1615. Ja te teate, millal siis, millal Narva raekoda on ehitatud. Selle ehitamine algas alles 50 aastat hiljem. Turuplatsit oli täitsa, se oli platsaga. Ja tolleaegne raekoda asus, siin on keskellä se punainen märgitud, ta asus Vester ja Helsinger, siis ristmikul siin on Viru tänava, Vester Strasse ja Helsinger Strasse ristmik. Ja seal asus vana Alte Rathaus. Ja mitte seal, aga no ikka niin sai kirjutada, että ikka seal raekoja ees põletati. Ja teine koht siis, siin on ka näha see kirik, mille torni oli näha, aga Narva linn oli täis puumaju. Ükski raad ei oleks lubanud sellist põletamist südalinnas. See toimus. Se on teada, että se toimus, kuna need protokollit on olemas, aga mitte linnas. Niinkin Narva linn sai kannatada näitä tulekahjude eest. Et see on ja selliseid legendeid Nõukogude Liit lõi. Aga sidagi on huvitav rääkida. Aga eriti see Brigitta lugu siis, ma ei hakka sitä suomalastele nyt eriti, aga siin on ka Soome seoskin. Nimelt Brigitta parantas inimesi. Ta oli nagu doktor, nagu yhden riikin president on öelnud. Amerikan presidentti, tämä on doktor. Ja niin oli ka Brigitta, siis ta käis perekondades ja oma loitsulauludega parandas inimesi ja tasuks ta palus alati õlut. Ma olen ka õllesõber vana. Olen asuttamas Soome õlleliittu, õllesõbrate liittu. Aga see oli see ainus, aga ühe lapsega juhtus midagi ebameeldivat ja siis Brigittat süüdistati nõidusest ja nii juhtuski, aga see loits, mida ta kasutas, see on Soome vanim ajaloost leitud loitsuluule soomekeelne. Ja tõesti, ta on leitud Narva linna protokollist. No ma olen ise tõlkinud selle või võrreldud sitä, et kuidas see on, Hanseni raamatus on Jeesuse veri punane, Maria maguspiim, valule salviks, haavale paranduseks, nii olgu 5 vennalle või 9 võõralle. Jah, aga see lugu, mis ma näitan siin, ta on kirjutatud juba 1894. aastal, et see on väga tuntud Soome ajaloos, et Brigitta põletamine toimus niimoodi. No kui te tahate rohkem näha, lugeda sellest, ja tänase ajal, kui saksa keele valda ikkagi on tõlkesüsteemid, on see Heinrich Johann Hanseni raamat, väga huvitav. Aga veel parem huvitav lugu on Das Inlandis. On leida internetis ka see alkuperäinen, aga siin on isegi see number, siis tead.
se täpselt, että missä nyt selle Brigitta-luku läks. No yksi huvittava, millestä kindlasti tasuks rääkida, on se vennas, ranskalainen. Ja tämä Pilt ei ole. Pilt on Nikulisten kirikkus Tallinnasta. Charles Eusen de Croix. Ja tämä oli jo Narva lahingus 1700 oli Vene vägede väejuht, prantsalainen. Aga tema sai hiljem siis sattus muumiaksi ja oli suur vaatamisväärsus 19. sajandil Nikuliste kirikkus tema muumia, aga tõesti prantslane temast alkaa. Et siinä oli, ta oli olla ja kuulumsain prantslane, olgukin muumia Tallinnassa. No ja aga ketä me veel leiamme? Nyt vaatame, no läheme veel ajaloos tahapoole. Yksi väejuht on, tasub mainita. Se on aastal 1539 Carta Marina, Olaus Magnuse Carta Marina. Siit leiamme on Narvia Livoni ehk Narva, sinne kohe all on ka Wesenberg, Rakvere, Rivalia on leida ja ühe linnaga, mitte linna veel. Helsinki ei ollut veel linn, Helsinki oli, aga Helsinki on keskaegne kihelkond ja tämä on märgitud siis astute alles 1550 aastat sai linnaksi. Helsingin mainin seda, että se aik, millest nüüd räägi, on siis 16. sajandil. See on see esimene Narva õitsenguaeg. See on ju, meile räägid, Soomes õpetati alati minu ajal, et Ivan Julm oli, Joas oli väga julm ja karm kujuja alati nüüd. Aga tõesti tema aeg oli seal Narvas suur õitsenguaeg. Narva kaubandusliku õitsenguaeg. Aga see nüüd ei eriti meeldinud selle Narvalle või siis Tallinnalle. Ja siis kui Tallinn läks Rootsi võimu alla, Rootsi kuningas seadis Narvalle blokaadi ja paikutas oma sõjalaivad ja kaaperlaivad Helsingisse. Helsingist sai Rootsi kaaperlaivastikku peasadam, kus häiriti kõike kaubandust Narvasse. Aga tuli siis aasta 1000, Ivan ju suunas kõige Venemaa kaubanduse Narvasse ja see meeldis küll Euroopa nendele kaupmeestele, kuna siis nad said vältida Riia ja Tallinna lisakulud. Aga nüüd näitan teille siis veel Pontus de la Gardie, keda tasub mainita küll. Ta oli Languedocist, sealt Lõuna-Prantsusmaalt pärit sõjaväeülem, jälle prantslane. Ja 1581 aastal tema siis Rootsi kuningalle vallutas Narva ja mitte ainult vallutas, põhimõtteliselt aga hävitas Narva. Isegi uhkustas sellest 7000 surnut ja kõike, ühtegi kaupmeest ei jäänud ja mulle tundub, et seda tehti ka Tallinna huvides ja selle eesmärgil, et Narva kunagi enam ei tõuseks. Võib-olla kardeti, et see kahutatakse tagasi või midagi sellist. Ja siis muidugi oli see sõjameeste boonus, ehk nemad said alati nagu vähemalt ööpäeva või 2 rüüstaa linna. See innustas jälle siis lahingus. Aga Pontus de la Gardie, võib-olla tänu tema hauamonument on väga uhke Tallinna Toomkirikus, et nii on ka teda tänatud selle Narva hävitamisest eest. Ja ta sai ka oma karistuse. Aastal 1585 ta oli nõupidamistel Ivani juures ja tagasi teel siis uppus seal 3 kohas Narvas. Nii talle läks, aga teda tasub mainita jälle prantslane. Igal pool on prantslasi. Ta on väga lihtne tutvustada Virumaad prantslastele, kuna Virumaa on täis Narva asju. Vastu mida on prantsuse asju. Hotel de France. No ta asus Narva-Joensuus. Jopa siis keisriajal ja Prantsuse hotell.
Ja hiljem, sitä tasubka näidata. Tämä on väga, ja seal väga lähedal seal sanatoriumille tai siis tänaselle Medical Spalle. Aga hiljem se sai Hotel Francia, että se pilt on jopa hiljem aasta 1930. Aga selle Francia hotelliga on seotud väga palju ajalugu, vabadussõja ajalugu ja muud. Muuseas, no meelde tuleb ka see, et siis kui Meresuu avati või siis tolleaegne investor Rene Kuulman helistas mulle, et hotellil puudub veel nimi oli pakkumisi, mis mina arvan, et mis peaks Meresuu nimeks on. Ma natuke kahtlesin sitä Meresuut, kuna Meresuu oli nimi, mitä oli kavandatud 1930 terveelle Narva-Jõesuulle uueks nimeks. Ja samuti hotell asus ka, ma arvasin, et ta asub selles Metskes ehk hilisema nimega Augas, et mitte selles nagu selles vanas Jõesuudmes ja mujal, et see ei oleks sobilik, aga soovitasin Frantsiat. Aga valisid ikka selle Meresuu, aga Frantsia on saabunud tagasi Narva-Jõesuusse, olgu et teise kirjaviisiga. Niin se läheb see aeg, aga no sitä tasub ka mainida, et nime ajalugu. Ja jälle, no see on teille tuttav Oruloss. Jah, seda alati räägitakse seda, et siin oli see Soome president käis siin külas. No tema on see ainus riigipea, kes seal käis. Aga vaatame, kas leidub. Siin on üks valik nimekirjast. Kas leidub siin kedagi ühtegi prantslast? Prantsuse... Ei. On. Lihtsalt ei loe siin. Rahvasteliidu peasekretär Josef Avenol. Tema tõesti külastas Orulossi. Sitä tasub ka mainida. Avenol. Ta oli Rahvasteliidu peasekretär väga õnnetul ajal. Ehk Rahvasteliit lagunes tema ajal. No väga hea, see Venemaaga visati sealt välja. Neid asju, aga see oli, aga tema külastas Päts kohal ei tulnud, tema oli juba puhkuse lõpetanud, kohtus temaga siis Tallinnas Kadriorus, aga Akel, tolleaegne välisminister oli kaasas, seal nad ööbisid ja et muidugi, Avenoli tasub ka mainida. Ja mida vaatan kell edeneb, ma pean siin natuke panen kiiremaks seda, et lõpetame selle prantsuse loo, aga ühe taha veel näidata. No siin näete Ondika mõis. No see pilt on 13 aastat tagant. Siin on üks hilisem mõisnik, aga Ondika mõis on ka Prantsuse suguvõsa mõis. Ja siin on viimane mõisnik, mereväelane Konstantin. Me ei tea, kuidas ma hääldaks selle Clavier de Coloncourt, olgu kuidas on. Aga olulist on teada, et tõesti Ondika mõis oli Prantsuse suguvõsa mõis ja isegi nad arvasid, et nad olid Prantsuse grafid. Aga Prantsusmaa see grafi tiitli dokumendid kadusid revolutsiooni ajal. Teda tasub ka mainida kindlasti. Ja kui tahate tema, see on väga huvitav tegelane, tema, kui siis Hitler kutsus sakslased kodumaale, tema, et mina ei lähe. Ta arvas, et ei ole sakslane, ta arvas ennast rohkem eestlaseks. Ja ta oli tõesti olnud selle Jaapani-Vene sõja ajal ka siis kapten. Ja sitä tasub, see on aastal 37 ilmunud artikkel Vabamaas. Aga ma olen uurinud, ta elas veel maikuus 1940 ta oli veel Eestis, aga ilmselt läks sealt enne siis seda lõplikku annekteerimist ja suri Saksamaal aastal 1944. Aga väga populaarne vennas oli ja teda kutsuti Ondika admiraaliks. Et siin oleks ka, Ondika admiraal oleks jälle üks lugu, mida rääkida. Ja just neile prantslastele. Aga nüüd lõpetame selle prantsuse loo ja valime uue rahvuse. No lähme nüüd siit. Loogiline rahvus on, kui vaatame aastal 1936 külastas Orulossi prints Gustav Adolf ja tema lähedane sugulane Folke Bernadotte.
No nad olid teel avama Narva lahingu või õigemini siis selle 12. lahingu mälestussammast, nõndanimetatud Rootsi lövi Narva ja lööbisid siin, aga nad lihtsalt majutati. Päts jälle ei läinud kohale, aga nendele pakuti majutusid Oru lossist. Ja tõesti, no kes oli see prints Gustav Adolf? Rootslastele, nyt hakkaamme rääkimään Rootsi teemat. Tämä on tänäisen Rootsi kuninkaan isä. Tänäisen Rootsi kuninkaan isä. Tämä ei ollut kronprins, kun kronprins oli tema isä. Ja ei joutunut kronprinssi, tämä suri Kastrupkin lennuonnettuisessa, kun tänäinen Rootsi kuningas oli alles yhden aastainen. Se oli tema saattus, aga arvan, että ruotsalaiset kaikki teavat ja tunnevat tätä ja toisesti. Ja tema saatus on kanssa mitäkin erillistä, mistä rääkida. Ja veel vähem tegelane on tema, sekin mies, kes oli tema kaasas, Folke Bernadotte. Tema on prins, aga ta oli ikkagi kuninga pojapoeg. Tähendab, tema isa oli lihtrahvast naise, ikkagi aadlisoost naise endale võtnud, aga ta oli kaotunut tema isa nagu selle printsitiitli ja nii oli kaotunut ka Folke Bernadotte. Aga ta on ajaloos väga tuntud tegelane, et esiteks ta ette valmistas kõik need muidugi selle Narva monumendi loomisen, ta käis seal kohal varem valimas ta kohta, aga teisi ilmasõja ja ta oli suur inimeste päästja. Siis need vankilaagritest Saksamaalta päästis inimesi ja valged bussid olid sen temal. Ja siis 1948. aastal siis tema oli saatetut YRO eriesintäjäksi Palestiinasse, siis ennen Israelin luomist ja tema suri siis attentaatis. Lype asia, se on kes korraldas attentaati. Se on teada tänä hilisem peaminister Yitzhak Shamir. Aga temast jälle ruotsalainen suurtegelane, kellest joka temakin ööpis seal ja käis ka Narva-Joensuus ja mujal. No se pilt jälle, võiks arvata, että nyt siellä on, pildil onkin siis, että siellä on jälleen Suomen presidentti, ei ole. Sel pildil on siis Gustav VI Adolf. Nyt tämä oli tänään se Ruotsin kuninkaan vanaisä, kes oli tolleaikainen 1932. aastal külastas Narvat väga lühidalt. Ta saabus Tartust ja sõitis veel samal päeval siis Tallinna, aga on ikkagi Virumaal käinud. Jah, jos läheb väga nagu, et sageli on lugenut, et siis selle Narva Rootsi lövi, et selle avas Rootsi kroonprins, ei troonipärija, aga mitte kroonprins. No, aga siin on, mulle meeldivad, et faktad on ikkagi kohal, et siiski legende saab rääkida, aga alati peab ütlema juurde, et nüüd on küsimus legend. No nüüd tuleb legenditest, kes on see Axel Oxenstierna, hääldamine on, no näete, kuidas ta on kirjutatud, aga nii ta hääldub, Axel Oxenstierna. Härjatäht võiks tõlkida siis tema nimi. Aga tema oli Rootsi riigikantsler nii Gustav II Adolfil kui kuninganna Kristina ajal. Siis täitsa nende mõlema valitsuse ajal. Ta oli ka selle kuninganna Kristina eestkoste valitsuse juht. Väga tähtis tegelane. Kui te kuulate kuskil, et Gustav II Adolf on teinud midagi, asutas Tartu Ülikooli või siis Kristina tegi midagi Narvas või mujal, alati seal taustal on Axel Oxenstierna. Tema vajaks mingi samba. Aga see kuulus legend, mida ma tahan teile Rootsi kohta rääkida, see, et Narvast pidi saama kunagi Rootsi teine pealinn. Mis see kogu tote on? Ma olen sirvinud Rootsi riiginõukogu protokollid ja otsinud üles need kohad. See koht löödub nüüd siit. Noh, ei hakka sitä tõlkima. Siin loeb siiski, et
Rikskanslers Excellence on öelnud midagi. Ta on öelnud, et tema on olemas üks tema selline Excellence riigikantsler Aksel Uksesana ütles, et teiste õhulosside hulgas, mida ta on kõikjale ehitatud, on tema Excellentsil olnud kavatsus hankida Rootsi kuningatele 2 residentsi, üks Stockholmis, teine Narvas. Õhulosside hulgas, aga see on see lugu sellest teisest pealinnast, 2 residentsi. Aga ikka, ta ütles, et küsimuses oli, ta kasutab sõnu kastelpükti luften. No, ma olen tõlkinud erinevatel keeldel siia, no õhuloss on eesti keeles ja pilvilinn siis linnus ehitatud õhusse. Kastelpükti luften, see sobiks restorani nimeks, need peavad olema keerukaid ja see oleks väga hea. Narvas peaks olema üks selline või mujal. Aga nii ta ütles, aga palju huvitavam, minu arvates väga huvitava ettepanek Aksel Uksesana oli, ta esitas seda juba 1940. aasta veebruaris. Vaatame, kas ta tuleb sealt välja 10. veebruaril. See oli jälle see tema õhuloss, aga ta ütles, et soovitan viia piiskop üle Tallinnast Narva ja akadeemia Tartust. No, tämä piiskopa vähän vastasi temalle, siis täällä Riiginõukogu koosolek, että akademiat sinna ei saa viia, että siis se Narva-huoneet on lakunenut. Tähendab sitä, että aastal 1940 Narva kannatas veel sellest Pontus de la Gardie ajast, aga aastast 1940 algas ka see kasv, see areng, mis Narvast sai. Aasta 1640 muuseas on sama aasta, mil Helsinki toodi sellele kohalle, kus ta täna asub, et siin on nende kahte linna liidab ka selline asi ja arvas ka, et Narvas käib suur kaubandus, mille lähetusopikud harva õitsevad. No ikka kaubandus oli tõusuteel ja tõesti Uksesana nägi juba ette seda, et see, mis laguneb, on Tallinn ja Narva on see, mis tõuseb. Aga veel, kui vaatame edasi aastal 1943, siis Uksesana tegi veel teise pakkumise, seda on ka Eestis räägitud. Ta kirjutas, et oleks väga kasulik, kui tema majesteet sõidaks Narva iga 4 aasta tagant ja jääks sinna 9 aastaks valitsema. Ta mõtles muidugi kuninganna Kristina. Aga miks ta sinna saadaks? Ta mõtles, et siis õppima ja võib-olla tema rahumajas ka seal Stockholmis ja mujal, aga lihtsalt siis, aga mis linn see Narva oli tol ajal? Narvas valitseti tervet vallutatud piirkonda. Narva lossis asus komandant, kelle haldusalas oli kogu see suur piirkond, mis näete siin. Seal oli haldusalas, kui nüüd öeldakse, et Narvas asub nagu see idapoolne punkt Euroopa Liidus. No need Ida-Virumaalast, kes käisid Ilomatsid, teate, et see asub kuskil seal siis Euroopa Liidu idapoolsen punkt asub seal Põhja-Karjala maakonnas Soomes. Aga see Põhja-Karjala maakond oli ka siis see ala, mida hallati Narvast Rootsi ajal. See on üllätav asi, et kogu see terve piirkond oli tänane hiline ja Joensuu linn ja taolist piirkond ja saab tõesti öelda, et jah, ikka see Narvas asub ka see piirpunkt. Üks kord asus vähemalt. Aga see on Stolbovo rahukaart, et need alad, mis Stolbovo rahus 1670. aastal jäi siis Rootsille ja neid siis kuninganna Kristina oleks iga 4. aasta ees saanud käia valitsemas ja nende arengut vaatama siis see tulevikku. Nüüd vaatan kogu aeg siin kella. No siin on nüüd see monument, isegi korvuti, siin on 2 monumenti, teine, mis asus seal nagu Narva linna piiril ja enne sõda, mille eeskujuks oli Rootsi kuningaklossi lõvi ja siis see teine, mis on täna jõe ääres ja selle eeskujuks on siis Teadusakadeemia
kunstiakatemia, mitä teillä on, Stockholmin kunstiakatemia lövi. Aga see, mis ma tahan öelda teille, et vaatate need Rooma numbreid, on 1700. See on 1700. Narva öeldakse, ma olen kuulnud seda, että suomalaiset öeldakse või teistel öeldakse, että ja Narva lahinguid on paljon. Ei ole. Kui se ruotsalainen tuleb, ainus Narva lahinko on se, mis toimus aastal 1700. Ja se sama on ka suomalastelle. Suomen marsilaulut räägivad sellest. Siinä on minun kooliraamat, lauluraamat. Siellä on porilaisten mars ja Narvala mars, millä staataks. Ja Stockholmissa on esiintyislik tänav Narva Vegen, Narva tänav. Ja kõik see on seotud aasta 1700 lahinguga. Narva lahing on yksi suur uhkus ruotsalastelle. Ja meidän suomalaiset, kes olimme, me suomalaiset olimme jo ruotsalaiset tuolla. Oli yksi yhteinen kuninkriikki. Ja ei saa öelda, että me olimme mini kolonia Suomessa. Sanoisin, että Ruotsin kuninkaat keittuivat Ruotsin maakuntateka kuin Suomen puolen maakuntateka. Ja se on ilus maa. Sitä maali olen näinyt ennen. Siinä on Peter I rahustab oma sotureid Narva valluttamisen ajan. No selliset legendeid on kuultu varemkin, että siis kuningas tuleb ja rahustab oma väkeä, kes ryystab linnaa. Sitä on Herodotos kirjutab, kuidas tema peatab Lyydia kuninkriigi pealinna nagu rüüstamiseen, kuna ta saab aru, että se on ikka tema enda linn. Ja võib-olla sellest sai aru siis ka Peeter, et se on neid lugusid on paljon. Aga nüüd on see, et kuidas, olgu, et mulle meeldib see pilt ja sitä tasub näidata. Aga tõesti, ta räägib aasta 1704 Narva lahingust. Ei, ta oli Narva piiramine, kurnamissota. Kuningas Gustav, Karl XII oli põhimõtteliselt hyljännyt niin Kagu-Suomea kuin Baltimaat. Täältä Pokola trooniga sekas asju ja hiljem sattus sinna Ukrainasse. Väga lihtne oli see linn vallutada tuolla. Ja muidugi seal oli se sama ryystämise bonus oli ka antud soturitele. Suomalaisena, ja ma arvan, että me peame näkemään sitä pilttiä ka tänase Venemaa propaganda valguses. Täielikult tänase venelainen tuleb kõikjalle alati vapastajana. Ja suomalaiset me teame väga hästi ka tuntud Lenini telegramm 1918. aastal. Ta oli enne töörahvakommuni asutamist Narvas, kus ta teatas, et me peame, kuhu me lähme, me peame kohe asutama rahavalitsusi, muidu meid ei võeta vastu kui vabastajad. Et üldiselt rääkida aastast 1704 ja eriti selle maali kaudu on väga kehv. Teist küljest ma tahan öelda ka seda, et ma soovitan ka ruotsalastele näidata seda sammast Siiversis. Venelaste sammas, miks? Sotur, kes on surnud, ei ole enam painlane. See on põhimõte, mis vähemalt Põhjamaades kehtis. On riike, kus ta ei kehti. Ja nii ongi, et samal ajal, kui Gustav Adolf käis avamas Karl XII samba, ta käis ka siin austamas Vene sotureid. Ja see on väga sobilik ka täna. Ja kui sinna nüüd sattuda muidugi soomlastega ja rootslaste vabadussõjas osales ka nii Rootsi vabatahtlikke, Soome vabatahtlikke, ma soovitan peatuda alati ka siin. Sitä Karjasoni kalmistut ei tohi vältida sellega, et mis ta on täna, sest ta on väga vapustav, ta üllatab. Need murtud ristid üllatavad. Rohkem sellest ei viitsi rääkida seda teemaga ja üks soomlane ka seal puhkab, kus ta Heinonen isegi vabadusristi kavaler, tema nimi on leidas sealt samba juurest. No mulle meeldivad need alati panna kettiin need asju. Üks selline väga hea kett on siis Karl XII tee
ei Narvaa. Se on tietysti, tema tuli sieltä Pärnun suunnasta ja sõitis ja te läks Tallinna kaudu Rakvere piirkonnassa ja kohtusid. Soome väed ei tulnud, nad ei jõudnud eriti kohale, ei tulnud põhja poolt, aina vähemalt suurem määral. Nemad tulid Ruhjast eli Rujenast. Soome mehi oli alati seal lõunapool valvamas Liivimaa lõunapiiri, et nad tulid enam-vähem ja kogunesid, aga tõesti see oleks ka võimalik brändistada see tee. Eriti sellest juba 30-ndad kirjutati, mida kõike seal on need vanad vallid, on siin kirjutatud, oli ka kohvituba leida, Runga-Tehvan ja Runga-Tehvan eli Tehvan Raabe lugu oli siin, aga see kohvituba on endiselt säilinud. No, ta on eravalduses, aga sitä, et Gustav II Adolf kohvi jõi seal piirkonnas. Sellest tasuks küll rääkida. Ja üldiselt Narva lahingust räägitakse, aga mina räägin ka Pühäjoe lahingust. Pühäjoe lahingu huvitav, kuna mul ta ei olnud tähtis ja peaaegu need venelased lasid jalga sealt oma positsioonidelt, aga asukoht on kena. Ja see oleks võimalik siduda ka sellest Stefan Raabe looga. Ta on jälle neid korduvaid lugusid ajaloost, kus siis keegi aitab vaimlase selja taha või vastupidi. No see on ka, kui Herodotost lugeda, mida juba mainisin, niin seal on ka see lugu siis Thermopylides, Efialtes aitab siis ja pettab oma rahva. Aga siin on tõesti, oleks võimalik Pühäjoe orus seal brändistada see salatee, mille kaudu siis Stefan Raabe juhindab Rootsi soturit teisele poolele joke. Aga sellest ka ei rohkem nüüd räägi. Ja rootslastele hilisemad ajalugu. Estländska oljeschiffer konsortiet ehk Eesti oli konsortsium Sillamäel. Rootslased panustasid väga palju Sillamäele. Nad ehitasid ka sinna esimese Sillamäe sadama, 500 meetri pikk kai oli seal sadamas ja tõesti ta oli just siin viimastel aegadel enne okupatsiooni. Ja üks huvitav asi on see, et investeeringud käis kuulsa investeerimisfondi Investor kaudu, mis tegutseb tänaseni. Investori kaudu on finantseeritud Wallenbergide suguvosa varandust väga palju. Aga see, mis on üllatav asi, on see, et seda tehast pakuti soomlastele. Rootslased tahtsid müüa selle soomlastele. Aastal 1935, kui öeldakse, et Sillamäe nimi on kadunud kõikjalt, Soome ajalehed olid täis Sillamäe nime 1935. aastal, kuna Soome pidi ostma Sillamäe õlitehase endale. Seda peab Sillamäest, peab rääkima soomlastele. Ja kes seda tahtis müüa? Need olid need Wallenbergid. Markus Wallenberg sai siis Soome kuulsa tiitli, sama mees, vuorineuvos, ta oli Soome president Kekkoneni sõber, aga siis need seoseid olid meil omavahel. Vuorineuvos, mäenounik on selline titel tänasel ajal. No lähme edasi. No nüüd räägime soomlastest natuke. Veel mõni minut soomlastest ka. No kes see kuju siin on? Siin on jalgsimatt. Siin on jälle üks kett, mis oleks võimalik teha. Soome epose Kalevala koostas Elias Lönnrot ja temale meeldib jalutada. No, jalgsi ta sõitis, vähemalt ta brändistas ennast selleks mehes, kes alati jalutab. No siin on isegi kuupäevad, olen märkinud aastal 1844 need kohad ja need on teada tema nagu kirjadest on leida need, et kus kohas ta ööbis ja mis jamad seal alati vastu tuli. Ja ehk Tartus ta tuli ja ööbis siis Narvas, aga sitä soovitaan ka. Siinä on Jõhvis kuskil märkida. Kus ta ööbis? See hoone, mis näette siin pildi, see sai valmis aastal 1991. Kahju. Kuna mõni aasta enne seda sellel kohal asusid veel vähemalt endiset Soome pastoraadi, Soome koguduse, Pühä Mihkli koguduse pastoraadi hoone.
Ja täpselt se on sama suuret. Mä olen vaattanut aerofototelta, että muurit säilisit. Se on siis ylevalt vaatattuna. Tämä on täpselt samalla kohdalla muitakin suurempi. Siellä asuu se paar Gloria. Ja mä en tiedä, että Gloria Volviteskas mitäkin on Suomen pastoraatista järki jäänyt. Aga siellä siis Lönnrot ööpis vähemmät seinä peale peaks panemaan minkin silti sellest pastoraatista ja tõesti, että Suomen Ravusepurase luoja Elias Lönnrot on siellä ööpinud, niin nagu on Võrus selles kohas, kus ta käis Kreutzwaldi juures. Jah, no neid palju, aga nüüd tulime selle koguduse juurde. Tema peremeheks oli Kaar Hellenius või Hellenius, Ellet tuli juurde. Ta oli tollal Mihkli koguduse õpetaja, aga juba kutsutud Katrina koguduse õpetajaks. Lääne-Virumaal on ka siis selline, siis Soome õpetajad oli alati need Narva Mihkli koguduse õpetajad olid Soomest. Ja Eestis oli väga palju need Soome õpetajad, eriti kui nad valdasid rootsi keelt. Ja tõesti, no need kuskil olgu Ruhnul või mujal ja Vormsil, need tulid alati Soomest. Palka järjelle tulid, aga tõesti tema oli siin. Ja tema abikaasa, ta leidis abikaasa Narvast. Tyttär käis leeritatti ja siis ta 16 abielus Kaar Helleniusega. Oli 80-aastane siis, kui Lönnrot siin külastas. Yllättävä asia on, että Helleniuse enda haut on katunut, aga proua Vilhelmine haut on säilynyt Tampereessa. Ja se taustalla on veel yllättävä asia, mä ei voi niin väikkä. Siellä on minun gymnasium, Tampereen yhdysgymnasium, kus minä oppisin. Kohe korval on ollut vana siis. Ja narvalainen haut, se rist on entiselt siellä olemassa. Pitäisin kunnakin Tampereessa, luen kun Tampereen linna seosta sitten Narvaga. No se oli ainut, oli se 48 lehekülkeä. Ikast kohdasta on võimalik leida seoset, kui on tahet. Ei ole minkin probleemi. No siinä on nyt teine vaate. Olemme nyt tänään se kunstigalleri Hoovis Narvas. Ja siellä on nähänkin se Pyhä Mikli kirik. Ja tuolla tämä on siis 30, se oli siis Eesti Kaitseväen garnison. No nyt vaate on selline, sama väralle. Ja teisel puolta on nämä kunstigalleriit. On väga kahju, että siinä ei ole minkisugusta märget sellest, ei ole mitäkin mitä näitättää suomalaisille ja ruotsalastille. Kokutus oli ka, yltäks, että oli Suomen-Ruotsi kokutus. No neitä on käpputäis neid ruotsalaisia, ja Ruotsi kauttas oma kokutusen. Ja siis Suomen kirikko-opettaja, kes valtas ruotsi kieltä, hakkas siis ka neid õpetamaan. Ja, aga siis on teine, että se Suomen kokutuse ajaluku on oluliselt vanem. Nyt vaatamme sitä kaartia. Tämä on Ruotsi sõjaarhivist leidnud kaart aastal 1645 ja siinä on näha need 2 kirikut. Jaani kirik, millest sai siis hiljem Saksa kirik Vene ajal ja siis on se õigeusu kirik ja Jerusalemme Johannese kirik. Aga siinä on ka Finska kirik, Soome kirik. Soome kirik oli olemas juba 1645 aastal Narvas ja väga lähedal seal linnalle. 10 aastat hiljem 1655 aastal kirikuse ühines. Eestlaste arvo oli jäänyt niin vähäiseksi ja neil polnud rahaa. Ta oli vähem olnud liidetud siis selle Peeter-Risti kogutusega ja nad ühinesid Soome kogutusega. Nad ütlesid, me valdame nii hästi küll seda, et saame aru ja ilmselt keel oli ka nii lähedane tollal, et nad olid nõus sellega. 200 aastat Narva linna eestlased olid ka Soome koguduse liikmed. Seetõttu mulle meeldis see, et räägitakse Soome-Rootsi kogudusest. Peaks rääkima Soome-Eesti. Või kui tahetakse Soome-Rootsi kogudus. Ehk see Mihkli kiriku ajalugu on eestlaste ajalugu Narvas. See tolleaegne kirik, siin näete selle asukohta täna. Ja no siin on see endine, kunagi oli hotell
Vanalin ja Viru-tänava, tänäinen liin. Ja. Aika nyt huvittaa vaadata, että missä ne ruotsalaiset Dahlbergin plaanit oli. Ne oli plan ehittää Suomen-kirik V-luhkemassa kohtaisia Sytälinnaa. No siinä on se Gamla torget, Vanha Turk, no se tähendää sitä kohtaa, kun se on siis Raiko ja Platson tänään arvas, että Sytälinnaa. Ja vielä hullemmat, no se ei teostunut, se idea ei teostunut kunakin. Ja kirikko asukohta saikin se asukohta, siinä on se Bastion Gloria, kun on kunstigalleri ja siellä ehitettiin ristikirik. Aika missä kun ne oli se Dahlbergin kirik? Sellinen. Dahlberg ja Bastionit projekteerijaksi ja ehittäjäksi. Tämä oli se väga kena kirikku. Kirjoittaa se, aika sepulees maha. Niin kuin. Ja vielä puoli koko ajan, että Polenkutte linn oli se Narva. Aga nyt siis vielä tahan yhden asian suomalaisesta rääkitä. Näette, siinä olen tehnyt sellaisen linnukujullisen piiri, olen joonistanut linna. Se on Narvakaart 1896 lasta. Missä oli siis selle Mihkli Kokutu se palkafont kirikko-opettajalle? Ne olivat ne maavarut, missä olit kirikkulle antut Uksensaarna Kristiina ajalla. Nyt väga laajat. Ne on nähdä siinä. Niin suur osa Narvasta. Ja kun vaatamme hektarittes, se on kirjoittanut vasta 1930 hektarittes. Ja siitä on kuin siinä otsita, että se 68,31 hektarit on Suomen-Ruotsi Kokutusen maa. Sytälin, ehkä se Vanalin, selle suuruus oli väiksem 56,48 hektarit. No, niin paljon. Milloin siis Kokutus selle varaa kautta? Kohe rääki. Kindlasti yllättä. Aika erinäistä aikatelta oli sekin laajempi. Tämä on sieltä merkitty 1806 aastalla. Aika ylteisesti vaatamme, missä siinä ilmus. Siellä on Lidl. Näiteks Lidl asus selles piirkonnassa. Vapaa lava asuu selles piirkonnassa. Vanha Baltiets asus selles piirkonnassa. Võib-olla moni teie tuttavia lapsia. Ja. Aga jah, siin niitä oli. Aga üks asi tuleb ka nüüd teile vastu. Olete kuulnud, et Narvas oli ka kunagi väga eriline tänavanimi. Soome-Rootsi prospekt. Soome-Rootsi prospekt. Ta on katunut ära. Niin nagu ne Helsingi tänavat nad on taastumas, aga see Helsingi tänava nimest ma täna ei räägi. Aga siin asus Soome-Rootsi prospekt, 1,5 kilomeetrit pikk tee. 1,5 kilomeetrit pikk tee. Nimi on ära kadunud. Kuskile võiks olla saada vähemalt meelde tuletada, et selline piirkond oli Soome Kokutusel. Ja kuidas sellega üldiselt selle varandusega Soome Kokutusel oli võimatu saada selles lahti. Küsimus oli piirkonnast, mis oli rentitud edasi elamutelle. Ma ei tea, kas need oli, küsimus oli Oprokist, maarendist. Ehk kui Narva arenes, oli vajati elamispintaa, siis ta jagati kruntides, mida Kokutus rentis edasi. Ja rendi hind oli Vene keisriigi rublades. Vene keisriigi rublades. Ja se oli igavene, se oli selline nagu pärand maa. Rendioigus oli võimalik pärandada edasi ja Oprok on selle nimetus, selle vene nimetus. Ja põhimõtteliselt see algupärane omanik isegi ei saanud lahti sellest omandist. Ja siin on näiteks 1935. aastal Kokutus on palunud, et nad tahavad loobuda 800 ruutmeetrilise suurusest kruntist inimeselle, kes tahtis ostaa seal asuvat hoonet. Hoonet jälle kuulusid raudteede valitsusele. Ja otsus on, seal on Konstantin Päts ollut otsustamas ja sisäminister Karel Enpalu ja
riigisekretäri abi. Ja niin paljon on luovutettu. Aika yltiseltä ei saanut Lahti, ja tämä oli probleemi, kun piirkontaa ehittävät huoneet, että se tänävävõrgustik ja muu se kuulus nagu selle koguduse hooldamiselle, aga ta ei saanut rahaa, kuna Vene rupla kaotas oma väärtuse revolutsiooni ajal täielikult. Tähendab, nad ei saanud mitte midagi teeninud, nad olid omanikud, aga nad ei teeninud mitte midagi. Kunagine üks võib-olla kogu Vene keisririigi rikkamaid kogudusi, Narva Pühä Mihkli kogudus oli üks vaisemaid. Aga millal siis ta kogudus selle vara kaotas? Aastal 1993. Alles tollal oprokit kaotati ja sitä kaotas siis tänane Eesti Vabariik. Ja seal kinnitati, että kui tämä usuühenduse järjepidavus ei ole säilinud, ta ei saa mitte midagi. Oli selliseid, että kui oli neid oproki omanikke, kelle järjepidavus säilinud, nemad said 5% ja 95% nagu kompensatsioonist sai siis selle rendiõiguse omanikule. No se on aika sellainen keerukas asi. Se võib olla sitä, mä olisi pitänyt teille rääkimään läpi keerukas. Yksi veel, muidugi tasub rääkida sellest liinist, sellest vabatahtlike salgast, ehk Narva vabastamisest. Aga sellest nyt ei ole aikaa, aga kõige olulisem on siin, että 8. jaanuaril piir oli Kahalas ja jopa 10 päivää hiljem Suomen väet oli Narvas. Aga üks selline kett, millest tasub küll rääkida, kui jälle see arvuti töötaks. No, ei vaheta. Miks ta ei vaheta? Liinides on aiglast sitä. Ottamme. No nyt tuli ikka. Tuli pilt. No siinä näette, siinä on esimese kompanii T-18. Aastal tol päevällä hommikul kell 8 nad maatusid Merikülas ja kell 17.20 nad olid juba Raekoja platsis. Sellest saaks küll väga hea jooks või mingisugune spordiala. Tämä on poolmaraton, ma ütleks. Tasub küll teha. Siin on teiste kompaniide asukohad ka, et teine kompanii tuli sealt Narva-Jõesuu kaudu ja need oli, aga ja tõesti siin on Suomen Kuvalehti esileheküljel oli nende poiste pilt ja tämä oli väga suur asi siis tollal ajaloos, aga üks asi, mis ma tahan rääkida veel, et tuleb küsimus, ka Sinimäe on muidugi huvitav asi, see Sinimäe lahing on. Aga se on kahjuks pean ütlema, et Soome ei ole seotud mingil määral Sinimäe lahinguga. Aga üks asi on küll, et soomlastele Sinimäe seletamine käib niimoodi. Soome kõige nagu suurem kaitselahing on Viipuri lähistel toimunud Tali-Ihantala lahing. Ivikka teab sitä kindlasti asiaa. Ja sitä võiks näiteks võrrelda sitä suurusjärku. Tali-Ihantala oli ajaliselt enne ja siis peale seda oli siis Sinimägede lahingud. Aga siin võrdlus tasub teha. Tali-Ihantala oli Soome Sinimäed ja Sinimäed oli Eesti Tali-Ihantala. Seda on nagu lihtne teha. Aga üks asi on, mis Eesti ja Soomega on seotud sõjaline jätkusõja või selle teise ilmasõja ajal. Vaadake, see on üllatav asi, sellest ka ei ole üldse räägitud. Soomel oli Virumaal ja Meresaartel oli õhuvaatluspunktid. Milleks? Et kaitsta Helsingit. Sealt jälgiti, kuidas nagu siis Venemaa punakotkad lendavad Helsingi suunas. Ja see oli see eesmärk. Väga olulisel kohal olid neid ja üks väga tähtsamaid oli, ma arvan, oli Lettipea, kust oli nagu otseühendus Helsingiga, et see sageli siis, kui see raadioühendus ei olnud nii head, nii see kõik käis sellised. Näiteks Moldovas oli radar, see oli sakslastega üheskoos Freia tüüpi radar, sealt oli kaabeliliin, siis Kiviõli ja Kiviõlist oli siis Lettipeale oli jälle oma ühendus ja niimoodi ta käis. Ja üks huvitavamaid on ka, ma ütleks, et on siis Narvas oli muuseas, aga nad kolisid hiljem Kurgulasse, aga seal oli üks Jaakko Valtanen, kellest sai Anderson Orange-Seerson, temast sai siis hiljem Soome kaitseväe juhataja.
Ja aga vaatame veel siitä, että no sitä on jälleen se meidän presidentin seikluset, Svinhufvud ja Kukko-Pekka seikluset 36. No sellaista saa paljon, kun tema käis. Että kohti on paljon. No teiskä siinä on Vokka Vallamaja. No siellä on jo restoraanipitäjä. Miksi sinä peaksta sättimään kutakin märkit sellaista Svinhufvudin kylastusesta. Ja yksi asia, mitä tässä rääkkitä on se, että käiskaa kui räägime nüüd sellest, et küla käis neis õlitehastes. Rakveres muuseas, ta oli ainult 10 minuuttia, aga see on Rakvere jaamast. Aga õlitehast tasub rääkida seda, et Eesti Kiviõli ja teine firma, New Consolidated Goldfields ehk tänane Kohtla-Nõmmel asunud õlitehas, neil oli Soomes oma bensujaama kett. Minu arvates kaevandusmuuseum tasub küll rääkida sellest, et neil oli oma bensujaamad Soomes. Eesti bensiin. Firma oli Trustipapa bensiin ja taolista. Sellest saab ka, ma vaatan kella kogu aeg, ja hiljem saa tuntia sellest, et see oleks ka oma lugu, et kuidas see läks venelaste kätte peale sõda. No arvata saab, et kuidas ta on. Ja üks asi on ka see, et Tamperest ma ütlen, mis meil on Narva, mis Inglismaal Manchester, seda on Soomemaal Tampere. Ma olin Tamperest pärit. See oli jälle selline eeslisild, ütlevad Soomest, aga tasub küll, nad on tööstuse ja tänu sellele, et Kosk on sünnitanud, hüdroenergia on sünnitanud mõlema linna mingil määral, eriti siis selle tööstusliku poole. Ja Finlayssoni tootteid, mis oli Tampere suur tööstus, niin sitä tuotettiin ka Kreenholmissa. Aga ma tahan veel näidata, et saate minu taustast selle aru. Ma räägita seda, et mis on minu turunduslik suhtumine. Läksin Tampere ülikooli 1977. aasta sykisel ja antiin selline mudel, panus ja tulemus ja öeltiin, että se on turundus. Minä läksin sinne, mä mõtlesin, että turundus on mingi reklaamitekemistä. Ei ole, se oli ikasuguiset tuotteet ja logistiikat ja hintaa ja muut. Ja kus se reklaami siis on, öeltiin, että siinä on turunduskommunikatioon. Aga selle sees oli siis public relations, sales promotion ja siis isiklik müügityö. Sain aru, että se on midagi erillistä. Se on nyt seda, mitä näiteks Kiit teeb ja mis teeb ja siis no muidugi oli ka see reklaam. Ja lõpuks anti ka selline jube kogu selle nagu kursuse peale, põhikursuse jälgi sai sellise suure määratluse, kus olid kõik asjad, sortiment, valik, maksetingimused, ressursside analüüsimised aga oluline oli see lõppes, see defineerimine. Nõudlus on esmane lähtepunkt. Nõudlus on esmane lähtepunkt. Ma tahan nüüd öelda selle lõpuks selle, et kuidas me täna arvan. Mida ma täna turundusest arvan? Arvan, et kui ta töötab veel, nõudlus on esmane lähtepunkt. Aga mida see tähendab? Turismis loovad nõudluse kliendid, kes vajavad teenuseid ja ostavad neid. Miks see ostmine ole tähtis? Me kuulame väga palju igasuguseid asju, aga ostmine on tähtis. Ja see on minu arvates see, et konkurentsis võidab alati see, kes tunneb oma kliendi vajaduse ja soovi ja paremini kui keegi teine. Kiiditöös võidab paremini ka see, kes tunneb selle oma gruppi. Sageli on niimoodi, kiit kutsutakse kohale ja ta ei tea, kes need on. Minä vahepeal, Lotus ja Omnibus on saanut mind vahepeal tutvustamaan siin Soome kohtiin, siin Suomen puolella, aga ma olen saanut aru, missuguisia inimesed ne on, niin mä julgen sitä tehdä. Aga konkurentsis võitab see, kes tunneb oma klienti ja vajadusi paremini kui keegi teine. Hea on tunta ka ennast. Ennast on ka hea tunta. Muidugi pean ennast ka tundma, muidu millestki midagi. Aga ennast on lihtsam muuttaa, teha paremmaks kui klienti. Klient on, mis ta on. Kliente on siis vaja vahetada, kui ei ole hea. Ja leidma, kes on meie jaoks kõige paljulupavamad kliendid, kelle ootusi suudame kõige paremini täita. Peab valimaan se oma niche. Kun need prantslased on, että mä tahan olla seal, niin hakkan siis turuliitriks prantslastega
Koska siinä on kaksi asjat, kes on paljon lupaavat. Peab olema teatud maht neid kliente ka, et tasu. Ja üks on selline, siis Karl, ma tahan sitä rõhutada, et nõudlus kajastub ainult tegelikus müügis. Ainult tegelikus müügis. Huvi avaldaminen ei tähenda veel nõudlust. Kuuleme paljon, et ja küll oleks nõudlust oleks, kui väga paljon on, aga ei ole, kuna hind on nõudluse tasakaalustaja. Kui ütleme seda, et hotellit on täis, hotellit on võimalik, tõstame siis hinda, nii on ruumi rohkem, enne kui hakkame uusi hotelle investeerima või midagi taolisi asju. Või siis seda, et hotelli on tühi, nii siis langetame hinda. Et hind on see, millega se on esimene tasakaalustaja alati siin. Et se on kõige epämeeldivam. Või kui inimesed on nõus maksama meille korkea hinda, see ka hea asi. Kui meil on liiga korkea hind, see tõmbab ka konkurente turule. Hind on väga selline spetsiifiline asi, aga oluline tasakaalustaja. Ja nyt on lause, mitä mä kortan alati. Leidke meie omaperä, sest omaperä on see, mis loeb. Igas kohas Virumaal peab olema midagi muud. Minu ettevõte peab olema midagi muud kui naaber. Minu omaperä peab üks. Ainult see loeb. Ei tasu teha koopiaid. Nii on öelnud Tammsaar. Jah, pidi jätma aika küsimustele. Võib-olla ka paar minutit jäigi aika küsimustele. Jah, tänan sind, tänan teid, Virumaa. Aitäh! Väga huvitav kuulamine. Mina sain küll palju uusi seoseid ja selliseid ideid, mida edasi uurida ja lugusid just, et nende erinevate inimestega seoses, kes Virumaaga seotud on olnud. Minul on üks selline küsimus, et sa rääkisid nüüd palju, et mida rääkida erinevatele sihtgruppidele, kuidas neile läheneda. Kasutaks võimalust, küsiks siis päris soomlase käest, et kas on midagi sellist ka, et mingid sellised tundlikud teemad, siis mida soomlaste gruppide puhul või külaliste puhul näiteks mitte puudutada, et mis võib-olla pahaimamatult teinekord võivad haiget teha või kuidagi nende tundeid riivata? No jah, ma näitasin selle ühe asia, et see on väga hea teada, et mis on Narva-lahing, et ei ole iga Narva-lahing ei ole, aga on sõnu, mida soomlased kasutavad teises tähenduses. Näiteks vabadussota. Soome vabadussota oli kodusota. See oli tõeline kodusota. Et minu vanaisa oli vangilaagris. Tõesti, ma ei ole kunagi teda kohanud, aga ta oli süüta vangilaagris küll, et kuna ta töötas Orivesi raudteejaamas ja siis Lõuna-Suomeskin selasid, niin siellä valikut oli vähe kuna Lõuna-Suomessa siis oli aastal 1918. Ja hiljem ma sain kuulda ka, et minu vanaema, teise vanaema vend oli surnud vangilaagris. Et see vabadussota on natuke keerukas asi. Kõik muidugi saame aru, et mis on, aga suomalaiset kasutavat sellest aasta 1918 sõjast alati mingi teisi varjunimesid on tõesti. Räägitakse tavapäisesti 1918 aasta kodusota on heaks, sitä saab kasutada ka ja teollisia asioita. Minä ei tea eriti, että selliseid ausalt rääkida ja ma ei näe sitä, että aga alati peab muidugi siis kuulama seda. See, mis ma teile nüüd äsja rääkisin, nii, siis kui eestlased oleks grupiks, nii ma rõhutaksin teisi asju täielikult. Aga mina nüüd rääkisin sellest, kuidas eestlane peaks tutvustama oma maakonda mõnede teiste riikide külalistele. Ei soomlaste ja eestlased on põhimõttes väga sarnased. Ja eestlased on väga palju Suomes külastanud, nad teavad oma käitumisviisi, mutta me olemme väga lihtne rahvas. Selge, aitäh. Korraks ma ainult tohib kommenteerida. Ma tänan väga, mina sain päris mitu täiesti uut asja teada muideks. Nii et tänud sulle, aga teine on see, et selle Põhjasõja Narva lahinguga läheb aina keerulisemaks minu arust Rootsis. Sellepärast, et paar aastat tagasi
aeg läheb ruttu, nägin ma Rootsi sõjamuuseumis ühte näitust, mis mind ausalt öelda, ma tulin sealt tagasi ja ütlesin et appi, ma käisin siin, aga ma rohkem ei taha midagi sellist näha. No see oli naiste tehtud näitus. Ma vaatasin, et kes on see autorite kollektiiv ja põhimõtteliselt see sõnum, mida nad seal edastasid, oli see, et sõda on paha ja Karl 12 on sõjakurjategija. Nii et ja üldse, et miks ja seal heideti meile ette muideks eestlastele, et miks me siis panime siis samba üles enne sõda ehk selle Rootsi lõvi. Et see pilt oli ka seal. Jah, aga et miks meie ikkagi nagu olime ka selle poolt, eks ole. Et kogu see, ma ei tea, ma ei oska isegi öelda, mis suunitlusega see näitus on, ma ütleksin väga halva sõna ausalt öelda. Aga igaühel on õigus avaldada oma meelt ja ju siis tollane sõjamuuseum leidis, et selline näitus on ka hea. Nii et seda ma ütlen, et jah, rootslastega on meil palju rohkem selliseid asju, mida võiks täna nagu erinevalt aru saada. Aga soomlastega on, ütleme 90%, mulle vähemalt tundub, on asjad, et kui on sündmus, me saame neist ühtemoodi aru. Et selles mõttes on soomlased väga hea sihtgrupp. Jah, ja rootslastega on see väga keeruline, et ta võib-olla isegi ei ütle sulle välja, et ta teistmoodi mõtleb, aga ta võib seda pärast öelda, et ta ei ütle seda näkku. Soomlane on pigem selline otseütleja. Lihtsalt kommentaar. Ja ma ütleks seda, et see 12 oli natuke keerukas. Eriti see, et ta jättis meid, siis ta lihtsalt valutas selle Narva või võitis Narva lahingu ja läks kohe lõunasse. No Peetril sai aega puhata ja arendada oma vägesid ja koostada oma vägesid ja kohe ta valutas selle Peterburi piirkonna ja tänu sellele meil on Peterburi seal tänasel ajal. Aga kui ta, väga hea, et ta võitis selle Narva lahingu, me ei tea, kus Peterburi oleks täna. Jah. Et see ongi öeldud, et Peterburi asemel oleks võinud olla see kõik hoopis meie territooriumil on selline ka mõte olnud, et kui Peeter oleks kiiremini need maad siin kätte saanud. Narva-Joensuu oleks väga lihtne ehitada Peterburiks, tähendab, kuna see on madal piirkond ja siin on see Rosonajoki, siis tähendab see Luugajoe ja Narvajoe ja Rosonajoe piirkond, sinna oleks võimalik ehitada kõik fontaanad ja siis Peterburi täies ulatuses. Muidugi siis Narva linn oleks juba ka sul sinna sisse. Aga te ei maininud kordagi sakslasi, et meil käis läbi venelased, soomlased, rootslased, eestlased, aga sakslased, mida neile öelda, pakkuda? Ei tea. Hallo, kas te kuulsite mind? Ma küsisin sakslaste kohta, et te ei maininud ainsana sakslasi. No ja siis et nüüd sakslastest oleks siin rääkinud, et siin ei olnud, küsimus oli see valikud, et mida ma siin rääkisin, et sakslastest on väga palju, siis baltisakslastest on, kuna Eesti on seotud Saksaga, niin sitä luku oleks väga palju, kõik need ordurüüdlite lood ja need, see on väga lihtne, aga sakslastel on ka oma ajalooga, oma probleem, nagu me teame, et siis eestlastel on võib-olla lihtsam rääkida Sinimägede lahingust kui sakslastel ja need, et see on, ma ei tea, see on väga võib-olla sakslastega on parem minna väga palju kaugemasse ajalugu. Ja, et võib-olla nagu see ajalugu, mis on väga kauge, ei tekita nii palju teravaid emotsioone, et pigem tõesti see juba müütiline ajalugu, mida meie ei tea ja meie vanavanemad ka ei teadnud, ehk need orduajad. Eks nad tahaksid väga kuulda, et nad on ka midagi head teinud, et võib-olla selles plaanis. Lihtsalt sellest meie ajalugu on nii läbi põimunud nendega, et seda teemat saab just täpselt konkreetses kohas, et kuidas keegi saksa nii-öelda puudutus on olnud. Et seda saab alati rääkida. Mind pigem intrigeeris see prantslaste teema, et appikene ma polnud kunagi mõelnud niisuguses mõttes, et prantslasiga käib nii vähe, et... No see oli muidugi sihilik valida selline, siis ma oleks võinud valida mingi muu ka siis, aga valisin selle inglaste seda
puudutust, vaata ma ei oska midagi Lääne-Virumaa kohta öelda, aga inglaste puudutust on Narva ja Narva-Jõesuu täis, seda annaks ka rääkida, nii et ohohohoo. Kas on veel mingeid küsimusi või mõtteid? Praegu vist tundub, et ei ole. Aga suur tänu ja meile kõigile ilusat päeva. Aitäh, Pekka. Suur aitäh. Aitäh. Aitäh.